Levaadiaga täna siin karikasarjas suur kohtumine tema jaoks. Aleksandr Lopez-Gomes koosseisus kui avavile kõlanud ja Paide paneb palli mängu. Lopez-Gomes siis keskväljal väga magusalt kauguselt. Sportsov lööb, aga lööb natukene üle ja tundub tegema Andrade kaitsetööd, aga teeb seda hästi ka. Mollopessale vastu, oi, mis asja teeb Tšaržu ja 1-0. Ja 1-0, 3,5 minutit on mängitud ja Prima Tšaržu annab Kutatelaatsele sellise koha pealt kandikule ette ja Levadia läheb juhtima. Jätkuvalt tuleb öelda, et Paide linnameeskonna kõige suurem vastane on Paide linnameeskond ise, kui selliseid asju tehakse. Aga kiire värav mängu algusele kindlasti kasulik. Püro juba lahti 3,5 minutiga ja Kutatelatse jätkab oma head hoogu. Pöörasin ise ka korraks pilgu ära täiesti sellelt olukorralt, sest siin on ju kõik on kontrolli all. 0 probleemi ja selline asi. Kutatelatse isegi ei teinud nagu eriti mingit liigutust, ta seisis lihtsalt ühe koha peal. Tšaržu sööt. Tukene tagant Viktor Hugo kaudu, Hugo nüüd jälle paremast säärde palli. Turr on seal ja Luts tuleb appi, Turr teeb ise oma üleasted ära ja konksutab seal Robert Liivi vastu päris hästi ja Padamosi paneb siit 1-1. Nüüd murrab Padamosi sealt Peetseni tagant ennast löögile ja rohkem pole Paidel vaja. 22. minutil Abdurrahman Padamosi, mine tea, kauaks seda meest kestis veel. Jutud käivad, et Poolast taga aetakse, aga saab oma võimaluse ja kasutab selle ära. Ja tühja koha pealt tegelikult üsnagi 1-1 ja Paide on mängus tagasi. Vaatasin huvi pärast korraga seda 2017. aasta karikamängu, et kas sealt mehi alles on praegustes koosseisudes ja isegi vaatet üllatavalt palju. Nüüd on siit Padamosi uuesti jooksus, läheb 1-1 Aniga, lööb ja nüüd Ani võtab ära selle muidugi Levadia jaoks. Kui nüüd Ainsalu paus on pikem ja siit tuleb päris paha valesööt, Sonja saab minna, Sonja saab lüüa, aga lööb ka keskele ja Ani võtab selle ära. Tões ja vaimus, aga imelik, ei oska ma ka praegu sõnadesse panna, aga kuidagi sordiini all on see mäng nagu, et suure mängutunnet ei ole, ütleme nii siis. Kirst nüüd, keda ka väga vähe muidu näha olnud siin, jätkab ja tuleb sealt löök, aga Tšaržu selle võtab. Natuke liiga. Liiv tuleb hästi survelt välja, Mollole nüüd sööt temaga. Kõva võitlus seal käib ja Hugo lükatakse ära palli pealt, Mollo saab lüüa ja nüüd Tšaržu kõvasti heastab varasemaid patte. Sportsov ja Enoko Too ning Robert Kirss, Rombi ülemine mees, kui siit läheb Daniel Luts ja läheb päris hästi, aga võetakse hästi sealt kinni ka. Luts saab nüüd lüüa ja nii peab selle palli ära võtma. Nii on Palacios, kellest juba esimesel poolal oli juttu, kui ka Tauda Tarboe. Ja siit tuleb Levadialt 2-1. Ja see on väravalööja mees, siin ei ole küsimust. Kutatelatse paneb palli alla nurka, Levadia 2-1 ette. Paide alustas teist poolaega palju paremini kui esimest, aga Levadia teeb uuesti sama, mis esimesel ehk lööb võrdlemisi kiire värava. Ja Kutatelatse viib uuesti 2-1 juhtima. Kodumeeskonna Levadia. Ja Paide hakkab kohe ees. No Paidel on ikka suuremad liikumised pingi peal toimumas, sealt tundub, et 3 meest tuleb kindlasti, kui mitte 4. Pedro esimesed keskväljal. Siit on nüüd šanss ja tuleb siit ja tuleb kolmas ja Robert Kirsile ka suur hetk. Saab Kirss palli, tõstab selle väga peenelt üle Prima Tšaržu ja tundub mulle, et Levadia on vaikselt teel järgmisesse ringi. Mängida on palju veel, aga Levadial tundub olevat potentsiaali praegu palju rohkem. Levadia loožis mõistetavalt ollakse rahul ja Robert Kirsile isiklikus plaanis väga oluline. Tuleb rohkem usaldada seda meest. On saanud Kirss sel hooajal mängida, aga põhikoos. Toosugune mees võib sealt peale löökiga proovida täitsa vabalt. Ja proovib sisse. Palun väga. 4-1 71. minutil. Ja kas sai Kirss jälle jala vahele?
kuidas see pall sealt sisse läks nüüd. Kirss ise näitab, mina panin. Liivak näitab ka, andke Kirsile. Meie saame kordust vaadata. Ju siis oli. Siis on väravalööja nina, aga 4-1 ja no kas nüüd on tehtud? Vaatame, kuidas see Kirss sealt siis nüüd tulema saab niimoodi. Ta on praegu ilusti seal meeste kontrolli all. Ja tundub küll ja siit peaksime võimalus joosta, võimalus sööta ja võimalus lüüa ja Charsu selle võtab ära. Ei olnud Lehtmets ka kaugel, et seal oma esimeste puudetega pall peaaegu et võrku panna. Terab pall veel äravaist läbi. Kirsile tundub on ka tänane rügamine jätnud oma jälje. Ja kõik ka, lõpetabki Janovic selle mängu ära, aga see rohkem midagi ei ole mõtet hoida. 8. finaali läheb siit Tallinna FC Levadia, läheb veenvalt Paide linna meeskonna kulul. Kristoffer Käit, valus kaotus täna kindlasti. Alustame algusest. Paha eksimus teilt kohe alguses, jäite taha, aga tegelikult tulite sellest hästi välja. Jah, tõesti, alguses ehitasime endale kahjuks, aga ei ole hullu, sellest siis pea püsti, et tegelikult lõime kiiresti tagasi, olime nagu mängus, et jah, lõpp vajus ära, aga sellest ütles, et see, mis me Essa lasime, ikka juhtub. Teisel poolel tulid tegelikult teie kogenud mehed pingilt, tundus, et siit võiks tulla muutus teie jaoks ja tuli muutus hoopis teisele poole. Mis selle taga võis olla? Ei tea, isegi mõtlen, et võib-olla ise ei saa rääkida võib-olla kogu satsi eest, aga eks siin võib-olla mitu järjest mängu, võib-olla nii mentaalne väsimus kui ka võib-olla füüsiline väsimus, et ei tea, ei taha millegi taha pugeda, aga jah, eks ma arvan, et mängupilt lõpuks ju vajus ära tegelikult. Viimases liigamängus nädalavahetusel nüüd sa mängisid äärekaitsjana, mis ei ole sulle väga tavapärane positsioon, kaugelt mitte. Nüüd keskkaitsjana, kui kerge raske see Paidesse sulandumine sinu jaoks isiklikult on olnud praegu? Ei, ma arvan, et kiiresti, et võib-olla mis on ainult on et füüsiline vorm, et kiirelt tahaks tagasi saada, eks see tuleb ajaga ja mängudega, et ei, ma arvan, et sulandusin hästi ja see parem äärekaitse ja keskkaitse, eks võib-olla parem äärekaitse oli nagu võõras koht mulle, aga ma usun, et eelmise mängu pealt nagu sulandusin hästi ja et ei olnud nagu paha mäng. Täna sinu jaoks 90 minutit kirjas, see hea vundament kindlasti? Ei, muidugi, et hea, mille pealt nagu maja hakata ehitama, et kindlasti soovin ja loodan veel saada minutit ja mängida. Põdemiseks pikka aega pole, sest et teil on juba nädalavahetusel väga oluline mäng jälle ees ootamas. Pigem ilmselt mängielu teeb lihtsamaks. Mis mõttes lihtsamaks? Et kohe panna see mäng kõrvale ja minna järgmise peale? No jah, tuleb, ega muud moodi ei saa, et tuleb ära unustada see tänane mäng ja keskenduda järgmisele ja ega liigast siis edasi panna, et nii on. Robert Kirss, Robi, palju õnne kõigepealt. Aitäh. Päris kaua ei ole sa ka kaamerate ees käinud, aga täna on põhjust küll. Mida hing sees teeb praegu? Rõõmus olen, meeskond võitis kõige tähtsam, et väga hea meel on. Meeskond meeskonnaks, aga samas ikkagi su enda jaoks ka on need väravad kahtlemata olulised. Sul ei ole sel hooajal väga palju minuteid olnud, sa oled oma võimalust kaua oodanud. Jah, minuteid on vähe, aga trennis on tööd tehtud ja täna, ma arvan, väljakul see väravate näol ka kajastus. Mäng teie jaoks algas väga hästi, samas lasite Paide mängu tagasi jälle. Et kas oli mingil hetkel väljakul muret ka, et see hakkab initsiatiiv teie käest ära libisema või pigem olid teil asjad kontrolli all? Ma ei ütleks, et esimene poolega väga hästi kontrolli all oli, et nad ikkagi pääsesid seal mitu korda hästi jooksma ja tegelikult neil olid mitu head võimalust sealt teine veel lüüa, aga õnneks nad ei löönud ja teine poolega me tulime natuke paremini peale ja võitsime lõpuks. Täna teil tavapärasest väga erinev koosseis tegelikult. Milliste sõnadega peatreener teid selle seltskonna väljakule saatis, kellest paljudel on kogemust, aga võib-olla mitte sellel hooajal, mõned on uued mehed ja nii edasi? Hea küsimus, ma ei mäleta, aga kes ta ütles, et me oleme, et usaldage ennast, teate oma kvaliteeti, et midagi põdeda ei ole ja peate näitama, et mängime ikkagi Levadia eest ja et tuleb nagu auga need 3 punkti järgmisse ringi edasi minna ja et me ikkagi usaldaks 11 väljakul, et siis tuleb ka hea tulemus. Meeskonna kui terviku jaoks ilmselt annab ka väga palju, et ühtepidi sisemine konkurents, teisest küljest see, et ka need mehed veavad väga hästi välja, kes võib-olla igapäevaselt liigas ei mängi. Ja super selles mõttes, et ma arvan täna
täna nii mõnigi mees, kes pole üldse mänguaega saanud, ka mina nagu, et suutsime näidata, et saame küll ja saame päris hästi, et väga tore. Ja vaieldamatult hea tulemus, mille pealt minna nädalavahetuse liigamängule. Jah, nüüd tuleb taastuda ja jalad uuesti alla saada ja siis juba uue hooga. Punkti vahe tabelis küll suur, aga kui kerge-raske teil on motiveerida ennast selles olukorras? Ma juba näen su näost, et tuleb see vastus, et ei mõtle sellele. Ma ei tea, palju see vahe praegu on, et seal on sigri-migri, et vaatame punkte hooaja lõpus.